Täiuslikku tervist sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Täna me räägime inimkonnast ja inimkonna elust, sest see, kuidas meie maailm praegu välja näeb, ei ole mitte see, mis on inimkonna jaoks nii-öelda algselt mõeldud. Inimeste elu ei pidanud olema selline. Ja kui küsida, et kuidas see tegelikult peaks välja nägema, kuidas inimkond peaks elama, millises maailmas, siis vastus oleks selline, et ideaalses maailmas oleks inimelu kooskõlas inimloomusega, kes tasakaalustab kogukonda oma panusega, kellel on ühine eesmärk, kes hoiab ühendust loodusega ja loob sisemist heaolu nii, et see mõjutab välist. Ja see näeks välja umbes niimoodi, et ühiskond, mis on keskendunud heaolule, mitte ainult ellujäämisele, oleks selle võti. Ja see tähendab seda, et selle asemel, et töötada pikki tunde ainult oma põhivajaduste rahuldamiseks, oleks inimestel vaja palju rohkem aega ühenduse loomiseks oma allikaga, oma kõrgema minaga. Palju rohkem aega loominguks, loomiseks ja ka enda ja oma kirgede avastamiseks ja nendega tegelemiseks. Sest sellised ressursid nagu toit, peavari ja tervishoid peaks olema tagatud põhiõigustena, mitte asjadena, mille eest inimesed peaksid võitlema või raha välja käima. Ja et see peaks olema ühiskond, kus keskendatakse mitte majanduskasvule ja kasumile, vaid inimeste ja maa ja kogu inimkonna heaolule. Teine punkt oleks sügav side loodusega. Selle asemel, et luua erinevaid linnakeskkondi, mis tegelikult on isoleerivad, võiks selles uues maas olla need linnad ja kogukonnad, mis on integreeritud loodusega kokku ja nii-öelda tekitatud sellised rohealad, kus on puhast õhku ja nii-öelda haldus oleks, kogu see süsteem töötaks kohalike toidusüsteemide abil. Inimesed saaksid veeta rohkem aega õues, kasvatades toitu ise, hoolitseda maa eest ja mõista looduse rütme selle asemel, et olla sellest lahti ühendatud. Ja inimkond ei hävitaks maad kasumi nimel, vaid me elaksime koos sellega harmoonias, koos maaga, võttes ainult seda, mida me vajame. Kolmandaks on nii-öelda tähendusrikas eneseteostus või siis teiste sõnadega töö, mis oleks tähendusega igale inimesele. Ja igal inimesel on oma tähendus ja omad asjad ja omad kired. Ehk siis tähendusrikas töö, mitte ainult lõputu vaev. Ja see tähendab seda, et töö ei tähendaks mitte mõttetut ellujäämist, vaid selle asemel me saaksime panustada erinevatel viisidel, mis pakub meile rõõmu ja ka eesmärki. Ja nii-öelda tehisintellekt ja automatiseerimine on ainult sellisel määral, et see vabastaks inimest korduvatest ja hingekurnavatest töödest ja võimaldaks meil keskenduda loovusele, innovatsioonile ja üksteise eest hoolitsemisele. Ja loomulikult haridus toetaks iga inimese ainulaadseid andeid ja tugevusi, selle asemel, et sundida kõiki samasse jäika süsteemi kohanduma. Siis neljandaks oleks tugevad ja omavahel seotud kogukonnad. Ehk siis selle asemel, et oleks nii-öelda isoleeritud perekonnad ja soodustataks individualismi, selle asemel oleksid kogukonnad tihedalt seotud, kus inimesed toetaksid üksteist. Selle asemel, et loota erinevatele institutsioonidele või korporatsioonidele, kes meile peaks midagi justkui andma.
ja eakad ja lapsed ja täiskasvanud oleks igapäevaelus täielikult läbi põimunud, jagades oma tarkust ja kogemusi põlvkonnalt põlvkonnale, nii nagu kunagi. Ja kõiki otsuseid tehtaks siis kollektiivselt, kus esikohale seatakse mitte väikese eliidi heaolu, vaid kõigi. Meie ühine heaolu sõltub ka sellest, kuidas me kokku hoiame. Ja 5. väga oluline punkt on emotsionaalne ja vaimne rahuolu. Vaimne tervis peaks olema esikohal, mitte ainult siis, kui see on katki, vaid et inimestel oleks täiesti maast madalast, beebieast alates, sünnihetkest alates võimalus ja informatsioon luua endale või siis oma lastele selline turvaline keskkond, kus kõigil oleks aega mõtiskleda, luua kunsti, jutustada lugusid, teha või kuulata muusikat, teha tähenduslikaid rituaale ja nii edasi. Ja see tähendab seda, et vaimsus ei seisneks mitte jäikades doktriinides, vaid sügavas teadlikkuses meie seosest üksteisega ja universumiga ehk siis sellest, et me oleme kõik üks organism. Ja samas me igaüks oleme enda sisemaailma peegeldus, ehk siis me näeme teist inimest kui enda peegeldust. Ja tänu sellele oleks vähem stressi, puuduks konkurents ja puuduks ärevus, sest need asendaks kuuluvustundega, tänulikkusega ja kohaloluga igapäevaelus. Ja kui tekib küsimus, et need on kõik ilusad asjad, aga mis meil täna takistab sel viisil elamast? Igaühe sees tõenäoliselt ei takistagi midagi, aga süsteem, kus me oleme paigutatud praegu veel, täna, hetkel veel, on üles ehitatud ebavõrdsusele ja ärakasutamisele ja nii-öelda orjastamisele ja kontrollimisele. Meie maa on üles ehitatud sellisel viisil, mis toob kasu väga vähestele, aga väga paljude arvelt. Ja põhjuseks on ka see, et me oleme väga pikka aega olnud lahti ühendatud loodusest ja ka teineteisest ja ka perekondadest. Tänapäeva elu on tegelikult loodud olema isoleeriv, loodud hoidma veel sõltuvana välistest süsteemidest, mitte saama väge enda kogukondadest ja oma perekonnast. Ja see illusioon, et see on ainus tee, nagu meil praegu see ühiskond on üles ehitatud, siis väga paljud inimesed kahjuks veel ei taipagi, et teistsugune eluviis on võimalik. Ja küsimus, et kas sinna on võimalik jõuda meil? Loomulikult on. Aga see nõuab igalt ühelt meist prioriteetide muutmist. Väga paljud juba ju uurivad uusi eluviise, teadlike kogukondade, permakultuuri, alternatiivhariduse, kohaliku majanduse kaudu. Aga väljakutseks siin on vabaneda vanadest süsteemidest, mis meil enam ei teeni. Ja kui kogu inimkond võtaks omaks tervislikuma ja loomulikuma eluviisi, siis inimkond mitte ainult ei jääks ellu, vaid me õitseks ja õitseks ka kogu maa. Nii et sellepärast on ülimalt oluline endale luua enda sees see pilt, millist maailma sa tahad. Ja tänu sellele vaata ära kindlasti need 3 videot Valguse kanalil. Tuleviku manifest, 1., 2. ja 3. osa. Nii et kohtume ja näeme taas Valguse kanalil. Ilusat päeva sulle!